Tere kõigile! Brüsseli südalinnas on tavaline tööpäeva õhtu. Inimesed on tulnud välja, et süüa, juua, ajada juttu ja tundub, et sõda on meist väga-väga kaugel või et teda isegi ei eksisteeri. Kui tegelikult nii see ei ole. Sõda Ukrainas on kestnud nüüd juba üle kuu. Eelmisel nädalal toimusid Brüsselis rida tippkohtumisi NATO, Euroopa Liidu ja G7 tasemel. Sõda Ukrainas on teemaks praktiliselt kõigil kohtumistel ja aruteludel, mis toimuvad Euroopa Parlamendis. Ühelt poolt on hea, et Euroopa Liit reageeris tugevalt, kui sõda algas ja kehtestas sanktsioonid, poliitilise hukkamõistu, hakkas andma humanitaarabi. Aga praeguseks tundub mulle, et Euroopa hakkab sõjaga ära harjuma. Hakatakse ära harjuma sellega, et hommikuti vaadatakse Zelenski pöördumist, vaadatakse mitu naist ja last on surma saanud, milliseid linnu vallutatakse, millised linnad on rünnaku all ja siis jätkatakse oma igapäevase tööga. Ja seda ei tohi juhtuda. Sõda käib, sõda ei tohi andestada ja sõda ei tohi unustada. Ja veel, sõja ajal kehtivad sõjareeglid. Ja seepärast on kurb, et ka eelmisel nädalal ei suutnud Euroopa Liit anda Ukrainale kandidaatriigi staatust. On hea, et tunnistati möödalaskmisi sanktsioonide kehtestamisel ja asuti lappama auke, mis sanktsioonide kehtestamisel on tekkinud. On kurb, et ei olda valmis kehtestama täiendavaid sanktsioone. Ja kui ma räägin täiendavatest sanktsioonidest, siis ma mõtlen täielikust embargost Vene naftale ja Vene õlile. Võib ju tunduda, et see pöörab Euroopa Liidu pea peale, aga kui uskuda komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit ja kui uskuda voliniku Dombrovskist, siis Euroopa saab hakkama ilma energiakandjateta Venemaalt. Jah, see on ebamugav, jah, see on kallis, aga see on tehtav. Me oleme sõjas. Euroopa on täna sõjas oma väärtuste ja maailmavaate eest. Ja see on vähim, mida iga inimene Euroopas saaks teha. Lugesin eile president Macroni sõnavõttu, kui ta kohtumis valimiskampaania alguses prantslastega. Ja tema sõnum oli, et see on tragöödia, et prantslased peavad maksma rohkem kõrgenenud hindade eest ja energiakandjate eest. Jah, see on tragöödia, aga Ukrainas on põrgu. Ma tõesti loodan, et Lääne-Euroopa ei harju ära iga hommikuste sõjauudistega. Ma tõesti loodan, et me hoiame Ukraina sõda päevakorral iga päev ja kõigil kohtumistel. Me ei lase tagasi minna tavapärase rutiinse elu juurde ja me ei lase katkestada või mitte seada sisse täiendavaid sanktsioone ainult seepärast, et eurooplastele on see kallis või ebamugav. Jah, sellega tuleb tegeleda, et inimesed ei kannataks kõrgete hindade pärast. Jah, sellega tegeldakse Euroopa Liidus ja jah, sellega peab tegelema ka Eesti Vabariigi valitsus. Tänaseks aga lõpetan siit Brüsseli keskväljakult, lähen koju uudiseid vaatama ja teiega räägin juba varsti jälle. Ilusat õhtut!